Liigume siis pilve pealt mitte isegi maa peale, vaid kohe sügavasse merre. Ja ma panin siia spetsiaalselt just nimelt süvakiht, et ma mõtlesin, et äkki täna ei räägiks sellistest väga ilmsetest mõjudest, mis on näiteks jääalude vähenemine ja kõik see, mida me niigi teame. Nii et räägiks Läänemere süvakihist, aga päris alustuseks läheks korraga ikkagi ookeani peale. Siin juba Piia mainis, et tõepoolest meil on teatav varieeruvus, looduslik varieeruvus süsteemis sees ja see on nüüd ookeani pinnakihi temperatuuri ajaline käik. Tõepoolest seal on teatud varieeruvus ja see on seotud siis El Niño ja La Niñaga suuresti, aga selge on see, et selle graafiku teine pool on ikkagi enamasti punane ja esimene pool on sinine, mis tähendab, et see suund on väga selge. Kui me nüüd lähme ookeanis sügavamale, võtame ülemise 2 kilomeetrise kihi, siis siin ei ole enam mitte mingisugust kahtlust. Et siin see punane joon küll näitab teatud sessoonsust, aga jah, et kui me võtame siin juba aastase libiseva keskmise, siis see suund on hästi selge. Ookeani roll muidugi kliima soojenemises või see, kuhu see soojus läheb, on äärmiselt suur. Et meil umbes 90% sellest lisasoojusest läheb ookeanisse ja sellest 90% omakorda siis enamus läheb ülemisse 2 kilomeetrisse, ülemisse kihti ja siis sealt edasi siis läheb, natuke läheb sinna 2 kilomeetrist veel allapoole, siis maismaale, jäässe ja liustikusse ja siis atmosfääri. Aga jah, et kui me näiteks ookean oleks vähe väiksem, siis ilmselgelt oleks ka siis õhutemperatuuri tõus meil tunduvalt suurem ja Läänemeres, kuna Läänemeri on madal, siin vett väga palju ei ole võrreldes ookeaniga, siis siin on selgelt ka temperatuuri tõus tunduvalt kiirem, et siin on võrreldud siis kogu Läänemere temperatuuri Atlandi ookeani ülemise 100-meetrise kihiga. Okei. Ja mis siis mõjud ookeanis on sellel soojenemisel, nende kliimamuutustel? Neid on väga palju ja neid kõiki ei jõua käsitleda. Mõndasid siin mainin. Esiteks meil mere ülakihis kihistumine suureneb. Sellel on juba omakorda väga suured mõjud, vertikaalne ainevahetus. Näiteks aeglustub liustike maht ja jääkatte vähenemine, veetaseme tõus, muutused hoovustes ja ka näiteks soolsuses, hapestumine, hapnikupuuduse süvenemine, muutused toitaineringes, elupaikade muutumine, kadumine, aga ka siis lihtsalt elupaikade nihkumine. Kui vee omadused muutuvad, siis need, kes seal elavad, need lähevad nende muutustega kaasa sinna, kus siis on võimalik elada. Ja Läänemeres me tihtilugu räägime hapnikupuudusest ja ma täna räägin sellest ka, keskendun sellele. Et see kindlasti on avaookeanis kliimamuutused hapnikupuudust süvendavad ja avaookeanis on see tsoon, kus me hapnikupuudusest räägime, on kuskil seal mõnesaja meetri sügavusest kuni seal kilomeetri sügavuseni. Läänemeres nii palju vett ei olegi, siis see tähendab seda, et koguneb see probleem on meil seal põhja lähedal. Hakkab põhja lähedalt kohe pihta. Ja siin kaardi peal on siis see mustala on siis see, kus hapnikku üldse ei ole merepõhja lähedal ja hall tsoon on see, kus natukene on, aga mida loetakse ikkagi hüpoksiliseks, see tähendab seda, et elustikul seal mõnus ei ole, ütleme nii. Ja kui me räägime Läänemerest veel, et mis ta siis, ütleme, siin on nüüd küll mingisugune, et mis tema roll on, ütleme, kogu kliimasüsteemis, siis see on põhimõtteliselt marginaalne. Selge on see, et avaookeani roll on väga suur ja avaookean meid siin Läänemere lähedal ka väga palju mõjutab. Samas me neid mõjusid, kliimamuutuste mõjusid siin Läänemere ääres ilmselt näeme tunduvalt kiiremini ja tugevamini ja kindlasti me ei saa üle ümber sellest, et mis me siin kohapeal teeme, et meie kohaliku inimtegevuse otsene mõju on väga oluline ja ilmselt need mõjud, nii see kliimamuutuste mõju kui ka see lokaalne inimmõju, nad ilmselt kumuleeruvad teatud määral ja mõnes mõttes me võime lugeda seda Läänemerd selliseks lokaalse ja kliimamuutuste kumulatiivse mõju selliseks katsebasseiniks. Ja see meie Läänemeri on siis piiratud veevahetusega bassein,
Ta ei ole ei mage ega soolane, kuigi magedat vett on siin tunduvalt rohkem. Meil on siis väga suur valgala, siin on see punane joon näitab valgala ja see inimmõju on väga suur. Meil on hästi tugevad gradiendid siin ja kuigi see meri on suhteliselt väike, siis tuleb öelda, et ega ta lihtne modelleerida või prognoosida ei ole, sellepärast et esiteks on ta nii unikaalne, teist samasugust merd kuskilt võtta ei ole sellises suuruses ja selliste omadustega. Teiseks on need protsessid, mis meil siin hästi palju meid mõjutavad, nad on nii palju väiksemad, et me peame oma arvutustes, aga ka näiteks mõõtmistes lihtsalt nii palju peenemalt seda asja vaatama Läänemeres. Siin on tehtud nüüd üks lõige Gotlandi süvikust kuni Soome lahe keskosani ja siin on näha siis, mis veemassid Läänemeres üldse on. Et on 3 põhilist veemassi, siis suvisel ajal soe ülemine kiht, külm vahekiht ja süvakiht ja need siis lahutavad halokliin ja termokliin. Ja põhimõtteliselt see vee selline samba struktuur ja ka horisontaalsed jaotused, neid me tegelikult näeme, seda struktuuri me näeme ka biogeokeemilistes parameetrites ja põhimõtteliselt me näeme neid ka elupaiga tingimustes. Ehk siis see, et meil selline vesi siin parasjagu on nendes kihtides, see siis paneb ette ka selle, et kes siin saab üldse elada. Ja kui on mingisugune muutus seal nendes kihtides, nendes omadustes, siis siis ka elupaigad muutuvad. Ja mis veel eraldi tuleksin välja tuua Läänemere puhul on see, et hapnikuvaestes tingimustes Läänemere setetest eraldub väga palju fosforit. Ja see fosfor omakorda jällegi põhjustab hapnikupuudust, et see on selline ring, et on hapnikupuudus, fosfor eraldub ja tekib veel rohkem hapnikupuudust. Ja mis siis on need pikaajalised read, kui me lähme süvakihti sinna halokliini alla? Need pikaajalised read on sellised hüplikud, et on seal selline hüpe, siis neil aeglane langus, parameeter on siin soolsus. Ja see hüplikkus on siis tingitud veevahetusest Põhjamerega. Et aeg-ajalt tulevad sellised väga suured Põhjamere vee sissevoolud, mis toovad meile sealt siis nii-öelda värsket vett ja vahel jällegi on võib-olla aastaid, nüüd on siis kuskil umbes peaaegu 10 aastat, kui ei ole sellist sissevoolu toimunud. Ja täpselt samamoodi me kõikides muudes parameetrites sellist need sama sarnaseid aegridu näeme, et me näeme stagnatsiooniperioodidel, kui sissevool ei ole, me näeme hapniku langemist, siis sama fosfori tõusu ja kõiksugu muid muutuseid. Ja küsimus nüüd on, et kuhu me siis lõpuks selle merega lähme, ma võtsin natuke siin kokku. Siin on nüüd ruumi keskmised aegread Ida-Gotlandi basseinis, mis on üks hästi suur mereala Läti ja siis Gotlandi vahel. Ja siin see vasakpoolne ülemine on siis soolsuse aegrida ja see praegune seis on siis viimasel 10 aastal olnud selline, et soolsus on meil väga kõrge, võiks öelda isegi, et kõrgeim alates 60-ndatest. Temperatuuri osas võib öelda, et on instrumentaalse mõõtmise ajaloo kõige kõrgem temperatuur meil praegu põhjakihis. Ja hapniku osas me näeme tegelikult seda, et on olnud selline pidev langev trend, siin saehambad siin näitavad seda, et kas on olnud sissevool või on olnud stagnatsioon, aga iga stagnatsiooniperioodi lõpp on meil aina vähem hapnikku. Ja see miinusmärgiga hapnik tegelikult tähendab seda, et palju siis on vaja panna hapnikku juurde, et hapniku tase oleks 0. Et me oleme nagu võlgu sinna hapnikku. Ja absoluutväärtustes, kui me selle basseini peale kokku võtame, siis 100 mikromooli liitris on umbes suurusjärk 2,5 miljonit tonni hapnikku, mis siis seal puudu on. Ja need trendid on siin näha, aga huvitav on see, et tegelikult nüüd see praegune seis on kohe eriti kehv. Et praegu on see hapniku võlg seal kohe väga suur ja küsimus on siis, et miks? Et miks see on nii kehva see seis praegu?
Ja neid soodustavaid tegureid on mitmeid, nagu te kohe näete. Esiteks on meil olnud väga tugev stratifikatsioon, tugev kihistumine, osaliselt siis selle soolase vee sissevoolu tõttu, aga ega see kliimasoojenemine ja ülemine soekiht ka ilmselt kasuks ei tule. Mis on siis tegelikult tähendanud seda, et meil hapniku transport siis sinna alla, hapnikuvaesse kihtu on olnud nõrgem. Samuti on meil ka horisontaalne hapnikutransport meie hinnangute järgi olnud nõrgem ja see tingimata ei pruugi tähendada, et veevahetus ise on olnud nõrgem. See võib tähendada ka seda, et kui näiteks meil on soojem temperatuur ja seal hapniku tarbimine selles Põhjamerest tulevas vees on tunduvalt kiirem, siis lihtsalt see vesi jõuab kohale, aga lihtsalt hapnik juba tarbitakse ära ennem, kui see üldse meile kohale jõuabki. Ja siis on ka väga selgelt, kuna temperatuur on tõusnud põhjakihis, siis lihtsalt hapniku külastustase vees on olnud madalam. Ja ka hapniku tarbimine kui selline, siis soojemas vees, kui me võtame siit 60 kuni 2024 keskmise, siis on olnud umbes tarbimine meil 15% kõrgem. Nii et kõik need asjaolud tegelikult soodustavad sellise erakordselt tugeva hapnikupuuduse teket. Ja selle kõige taustal muidugi see pikk trend on ikkagi see, et meil Läänemeres oleme pannud merre liiga palju toitained, pluss siis on see kliimasoojenemine ka siin juures. Ja küsimus on siis selles, et kuidas siis edasi või mis saab. Et siin on toitainete koormus Läänemerre, mis on vähenenud tänu Helcomi väga heale tööle väga tugevasti, aga paraku, kui me vaatame siin antud hetkel, siis vaatame näiteks fosfaatide sisaldust meres juba ülemises kihis, siis seda vähenemist me seal ei näe. Ja me ei näe seda sellepärast, et setest tuleb kogu aeg juurde. Nii et see ei tundu väga lootustandev. Ja kui me vaatame temperatuuri Gotlandi süvikus, seal 100 meetrist kuni 240 meetrini, siis me tegelikult näeme ka jällegi seda sama pilti, mida me seal globaalselt nägime, et see pilt on punane teises pooles. Ehk siis ei tundu väga lootustandev, aga mis siis võiks olla need nii-öelda positiivsed stsenaariumid, siin umbes 3 neid on. Meil oleks vaja, et suureneks horisontaalne hapnikutransport, vertikaalne transport või siis väheneks hapniku tarbimine. Ja sellele, ma võtan need 3 tükki läbi ka, et mis siis need võimalused on. Et nagu ma mainisin juba, et tänu soojenemisele ilmselt selle horisontaalse transpordi mõju võib olla väiksem või on ebatõenäosem. Suhte sissevoolde toimumine iseenesest on täiesti prognoosimatu. Küll aga võib öelda, et seal süvakihis valmidus selliseks uueks veeks on olemas. See tähendab seda, et süvakihi vesi on piisavalt siis, mitte piisavalt, et ei ole nii tihe, et sinna saab uus vesi tulla. Kui süvakihi vesi on väga tihe, siis lihtsalt ei ole võimalustki, et see võimalus on olemas seal. Kui me arutame kokku, et palju siis oleks vaja hapnikku, et see anoksi sealt alt kaoks, see on umbes 2,5 miljonit tonni. Kui me võrdleme seda viimase 70 aasta kõige suurema sissevooluga, siis see on veidi üle 2 miljoni tonni. Nii et tegelikult isegi kui tuleks väga suur sissevool Põhjamerest, siis see ei kaotaks meil täielikult anoksilist olukorda kogu süvakihis. Ja ilmselt võib ka seda öelda, et kui see sissevool ka tuleb, siis see mõju on selline lühiajaline paar aastat ja ilmselt see defitsiit tekib jälle üsna kiiresti. Vertikaalse transpordi puhul meil on näide perioodist 80 kuni 93, kui oli väga pikk stagnatsiooniperiood ja siis tegelikult lõpuks see stratifikatsioon muutus niivõrd nõrgaks, et hakkas toimuma siis ka süvakihte selline arvestatav hapnikutransport ja tegelikult Soome laht, mis ka praegu on enamasti hapnikuvaene, oli siis see põhjakihi olukord seal tunduvalt parem just sel perioodil. Ja kui nüüd niimoodi hästi robustselt hinnata ja vaadata ajalugu ja seda, mis praegu on see olukord meres, siis võiks eeldada, et kui nüüd uut sissevoolu ei tule, siis see paranemine võiks hakata sealt just vertikaalis toimuma umbes siin, kõige varem 3 aasta jooksul, aga võib-olla ka veidi rohkem. Ja tarbimise puhul siis simulatsioonid näitavad, et kui Läänemere tegevuskava rakendatakse,
see tähendab seda, et toitainete voogu piiratakse, siis ilmselt hapnikutingimused paranevad, aga selleks läheb aastakümneid. Ja samamoodi näitavad need simulatsioonid, et see soojenemine, kliima soojenemine tegelikult pigem ikkagi pärsib seda hapnikutingimuste paranemist. Aga muidugi mainitud tuleb siin seda, et see on äärmiselt suure määramatuse tegemist, et need hinnangud on olemas, aga mis tegelikult saab, seda me ei tea. Ja sellest, kuna siin paluti, et nüüd pakutaks välja ka mingisuguseid arendusi, siis ma nüüd sellest räägin, et kuidas seda määramatust siis lahendada. Ja ma toon näite siin Liivi lahe kohta, et siin Läänemere avaosas meil on mõõtmisi päris palju, kõik erinevad riigid käivad seal, aga siin Liivi lahes ja Soome lahes on meil see varieeruvus nii palju suurem ja tegelikult käime riiklikul tasemel käime seal 5-6 korda aastas. Et ilmselt ma vaatan Piiale praegu otsa, et kui näiteks me mõõdaksime 5 korda aastas näiteks tuulekiirust Vilsandis, siis ilmselt sellega rahule ei jääks. Aga süvakihi tingimusi me, jah. No meri, jah, Liivi lahes ja Soome lahes muutub ka mitte nii kiiresti, aga üsna kiiresti. Ja ütleme, saladuskattel või näidata, et me oleme teinud eksperimentaalseid mõõtmisi Ruhnu süvikus alates aastast 2021 ja seal tegelikult on näha seda, et kui sinna minna nüüd seda mõõtma kas päev hiljem või varem või paar päeva hiljem, siis see tulemus sõltub hästi palju sellest, et seal tegelikult oleks vaja selliseid pidev mõõtmisi ja see ongi esimene soovitus, olen lõpusirgel. Et tuleks vähemalt, igas basseinis vähemalt kuskil ühes kohas neid mõõtmisi teha ja Soome lahes need tegelikult ka juba Keri lähedal tehakse. Ja teine küsimus on siis selles, et miks me ei kasuta mudeleid, ja need mudelid iseenesest mõnel pool toimivad juba üsna hästi. Jällegi need meie piirkond, siin Liivi laht, Soome laht on niivõrd kuidagi erilised ja dünaamilised, et siin nad väga hästi ei toimi, et kui ma võtan Kopernikuse mereteenuse ja võrdlen näiteks, et palju on olnud päevi, mil Liivi lahes on olnud süvakihis hüpoksia, siis mudelite järgi on kõik väga hästi, et mingit hüpoksit ei ole, aga tegelikult näiteks mõni aasta oli 3 kuud. Nii et selles mõttes ilmselt tuleks tegeleda nende protsessi uuringutega, et siis saada neid mudeleid paremaks. Ja ütleme, siin mul on paar sellist konkreetset soovitust ka. Esiteks siis aru saada, et palju siis fosforit tuleb ja mis tingimustel ja mis sellest fosforist saab. Ja teine on siis see, et me siiamaani meres traditsiooniliselt oleme piirdunud siis mesomastaapi keeristega, meres on keerised umbes seal 10 kilomeetri mastaabis ja turbulentsi arvutamisega, aga see, mis seal vahepeal on, sellega me ei tegele. Sellega me ei ole eriti tegelenud, et nüüd on tegeletud, ütleme, eksperimentaaltasemel nii Soome lahes kui ka ookeanis, siin on näiteks üks õitsengu pilt Soome lahe suudmises, seal on igasugused struktuurid, väiksed struktuurid. Ja nad ei ole seal niisama, seal taga on füüsika ja see füüsika on siin näha, see on küll vaikne ookean, aga see on siis pööriselisus, mis näitab, kas meil on tsüklonaalne või antitsüklonaalne liikumine ja ütleme, selleks, et samm edasi teha, me peaks suutma need ära kirjeldada ja panema siis ka suuremastaabilisse mudelisse. Ja see ongi kokkuvõte, et ühesõnaga Läänemere süvakihtide temperatuur ja hapnikupuudus on siis instrumentaalse mõõtmise ajal kõige kõrgemal tasemel ja oma panus on siis siin nii inimtekkelisel eutrofeerumisel, see on kindlasti esimesel kohal Läänemeres, aga ka kliima soojenemisel ja looduslikul varieerumisel. Hinnangutes on palju määramatust ja siis sammud, mida mina siin täna soovitaks, on see, et alustada ikkagi ka süvakihist pidevaid mõõtmisi ja siis ka teha protsessi uuringuid. Aitäh! Nii, aga suur tänu Taavile ja meil on aega just väga entusiastlik küsija, meil on aega 1 küsimuseks. Aitäh, Imre Treufelt Tasaarengu Eestist. Sa ütlesid, et põhiline hapnikupuuduse tekitaja on eutrofeerumine. Kust see alguse saab, mis seda põhjustab? Ja kuidas see on ajas, ütleme, viimase 40 aasta jooksul muutunud?
No merre on lastud toitaineid väga palju. Ja see näeb siis välja niimoodi, et kui on palju toitainet, siis on ülemises kihis väga kõrge produktsioon. See materjal settib kõik merepõhja või merepõhja lähedale. Ja siis hakkavad bakterid seda materjali lagundama ja selle käigus tarbitakse hapnikku. Ja seda, ütleme, looduslikult nii palju seda produktsiooni ei ole. Seda ei ole, jah. Kuigi hapniku puudus on looduslik protsess, seda on olnud juba siin keskajal ka. Kus need toitained siis, kas see on reoveest, on see põllumajandusest või kus see kraam tuleb? Et põllumajandus on põhimõtteliselt kasvanud viimase 70 aasta jooksul nii palju siis, ei, selles mõttes, kui siin on üks graafik ka, et tegelikult me oleme kõvasti alla tõmmanud seda. Me oleme puhastanud vett, aga me räägime ikka kuskilt sealt 60-ndatest ja me räägime ikka Vene, Nõukogude perioodist, kui see oli ikka väga halb. Mitte ainult Nõukogude liidus, vaid igal pool mujal ka. Põhimõtteliselt see ajalooline saaste, mis kunagi tekkis, see nüüd siis tuleb välja ja hakkab mõjutama rohkem? See mõjutab, et sellepärast, et Läänemere vee viibaeg on niivõrd pikk, et siin see me oleme küll vähendanud, aga me seda vähendamise mõju veel ei näe. Ilmselt tuleb lihtsalt oodata. Ja, aga suur tänu ja kahjuks me peame ajakavaliselt edasi liikuma, nii et veel kord aplaus Taavile. Ja